Tere tulemast kuulama Praktiline AI podcasti. Mina olen Priit Kallas ja minuga on siin Henrik. Me täna võtame ette sellise teema, mida kõik väga-väga tahavad, et kas masin teeks minu eest tööd. Vaatame, mis täna on võimalik, kui me välja jõuame, millistes muudes kohtades seda saab kasutada, aga ma proovin ühe hästi spetsiifilise use case'i, mida ma ise kasutan välja tuua ja siis leida neid kohti, kus seda on mujal ka kasutada. See on meie teine episood meie Praktiline AI podcastist ja me lähme aina praktilisemaks ning täna on siis teemaks Make ja ChatGPT ning kuidas neid kahte head toodet kombineerida. No siin neid võimalusi on seal mustmiljon ja Make ju tehniliselt võttes ei ole AI tööriist. Et ta on lihtsalt automatiseerimise tööriist, mille seesse sa võid panna, ühendada endale ära oma meili ja ma ei tea, Slacki account'i. Aga me siis vaatame seda täna praktiliselt, kuidas teha artikleid AI abil niimoodi, et see, mis sealt välja tuleb, kannataks ka nagu avaldamist. Meie ambitsioon on täna selles, et võimaldada automaatselt luua artikkel, mille taust uuritakse välja, teema ja sisu uuritakse välja internetist, lugu pannakse kokku ja tulemus esitletakse peaaegu valmis kujul, nii et inimesel jääb see vaid üle vaadata. Aga või siis riskida ja kohe avaldada. Võt oleneb, kui sa annad väga head andmed ette, kirjutad väga selged soovid taile, mida sa saada tahad, siis on võimalik saada, no ütleme sellist asja, et sa vaatad üle ja siis sa saad teada, et nüüd ma kulutasin aega sellele, ma üle vaatasin, aga ma ei muutnud midagi. Ja noh, siin see näide, mis ma tahaks tuua, on üks konkreetne kliendi küsimus, et neil on e-pood, e-poel on 1000 toodet, aga see ongi kogu sisu, mis neil on. Et e-poes toode tehniliselt võttes müüb sulle siis, kui sa oled ära otsustanud, mida sa osta tahad. Sa lähed enam-vähem juba hinda vaatama ja omadusi võrdlema. Aga müük algab ju ammu enne. Ja müük algab siis, kui sul see top of the funnel inimese peas tekib mõte, et mul oleks vaja mingi asi ära lahendada. No just, et müük ei ole mitte potikud, vaid müük on usaldus potikumüüja vastu. No see on üks asi, aga teine on ka see, et kui ma lähen matkama ja mul oleks, mida ma üldse pean mõtlema, et kui sa oled näitlikult matkasport, eks ole, siis me räägime matkamisest üldiselt, mis annab sulle ideid, et hea plaan, ma võiks seda teha. See on üks asi ja teine pool on siis see, et kui mul nüüd tahaksin, et mu jalad oleks kuivad, kas siis on potikud või on mingid saapad või on kalossid või mis iganes, eks ole, et see on see sisu, mida sa toote kirjelduses ei kirjuta. Nii, ühesõnaga siis meie esimene töövahend, mida me tutvustame, on Make, aadressilt make.com, mis koosneb sammhaaval ülesannete andmisest, mis teeb üle API-sid kasutades iga ülesande siis vastavas järgus. Meil on siin tüüpiline Make'i flow on ka ekraanipildina taustaks. No, ma julgeks öelda, et võib-olla väga tüüpiline ei ole, mulle meeldib, see on minu tehtud, ma olen väga õnnelik selle üle, aga miks ma ütlen, et võib-olla väga tüüpiline ei ole, sest et kuigi ma olen näinud mõnedel kolleegidel on väga-väga sellised pikad ja suured Make'i vood, siis tihti on ta nagu paar sammu ainult, aga ei peagi olema rohkem. Näiteks üks asi, mida me võib-olla mõnikord võime ka ette võtta, sotsmeedia tegemine, eks, et sul on sisend, on üks klots, siis sul on teine klots, on ChatGPT, kolmas klots on post to social media, sul on 3 klotsi selle asemel, mis mul siin on vist äkki 30. Väga hea tööriist ja üks asi, miks me just Make'i ette võtame või miks on sellepärast, et me ise ka kasutame seda, on see, et kui sa tahad katsetada, siis tal on väga nagu heldelt jagatud seda tasuta kasutamisele miiti, et seal on iga kord, kui see üks täpp seal läbi käiakse, on üks kredit ja siis sa saad 1000 tükki neid krediteid seal iga kuu endale ja selle ulatuses saad katsetada, kui ei taha alguses raha maksta. Ja siis, kui tekib tunne, et nüüd võiks midagi nagu päris nagu töösse ka lasta või reaalselt igapäevaselt kasutama hakata, see on ka mingi 10 on kuu, nii et ei ole väga, väga kallis hind.
Ja isegi igapäevase kasutusega võib juhtuda, et 1000 krediitist piisab. No ma võin öelda nii, et ma tõenäoliselt kasutan ikka väga palju üle keskmise. Ma ikkagi, ütleme, kuu lõpus ma jooksen aeg-ajalt niimoodi, et ütleme mul on praegu hetkel on üks pakett, mida ma kasutan oma nii-öelda harjutustöödes, on see kõige odavam 10 pakett, klientidel on oma paketid nii palju kui vaja, aga kuu lõpus tavaliselt on nii, ma pean juurde ostma. Et ma arvan, et ma see kuu olen kulutanud äkki 13 000 tokenit juba või seda krediiti, et 10 000 on pakis sees, siis 3 € tükk saad neid juurde osta. Aga ühesõnaga, see nüüd detail ei ole super tähtis, et ta ei ole väga kallis ja selle 10 000 tokeniga, mida saad selle miinimumpaki eest, ma olen seal teinud 100 ettevõttele veebianalüüsi raporti ja siis üks asi, et ma tegin seda raportit iga kord, kui ma seda kokku panin, siis ma ehitasin seda, ma kogu aeg testisin, iga testimine maksis ju mulle neid krediite. Ma ilmselt igaks juhuks rõhutan ära nüüd võib-olla mõnedes kuulajates tekkinud küsimuse, et vastan ei pea oskama programmeerida üheski aspektis seda, mida me täna räägime. No praegu üha popimaks on see sõna no code, ehk siis minul on teatav koodimise arusaamise võimekus olemas, ütleme niimoodi. Et ma meelega ei programmeeri asju ja kui ma peaksin nullis kirjutama ilma Google'is kopimata, siis ei jõuaks kuhugi. Aga siin on peaaegu kõik asjad on nii, et pane siia auku see asi, pane sinna teise auku teine asi ja mõnikord võib-olla isegi päris keerukas. Ütleme nii, et kui sa ikka arvutit kasutada oskad, siis ma usun, et enamus saavad hakkama sellega. Nii, mis on esimene samm, kui on huvi näiteks ChatGPT abil toota blogipostitusi? No siin on hästi spetsiifiline use case, ehk siis võtame e-pood ja e-poe artiklid. Siis esimesed asjad on valida siis välja. Artikleks sa nimetad siis tootekirjeldusi? Jaa, antud juhul e-poe blogi? Jaa, e-poe blogi, jah, täpselt. Nõuanded, whatever, kuidas sa neid nimetad. Meil on esimese asjana me otsustame ära, millega me Google'is välja tahame tulla. Ja siis mis on siis nagu meie peamised märksõnad, siis kui me oleme ära otsustanud, mis märksõnad meil on, siis me peaksime valima tooted, mis siis nende märksõnadega haagivad ja selles mõttes sul võib olla ühes tootekategoorias 10 000 toodet, aga sa valid neist 10, mille baasil sa selle materjali kokku paned. Meie tööülesanne on SEO. SEO on meie esimene mõõdik, me tahame selle blogi abil mitte ainult adresseerida potentsiaalset ostjat, vaid me tahame ka ronida edasi Google'i reitingutes. Jaa, seal, ta on mõlemad ju tegelikult, eks selle Google'ist leiab üles ja siis loeb seda ja siis ostab meilt asju, aga... Julgeme väita täna praktiliselt, et SEO ei ole surnud veel seoses tulekuga. Jälle on ju see, et ega e-pood on ju tuhandeid ja Google'i esimest lehte on ainult 10 positsiooni, eks ole. Aga ikkagi on ju elu selline, et need, kes hakkavad varem ägedamat tehnikat kasutama ja varem võtavad võimalustest kinni, saavad mingi aeg natuke seda vaba sinine ookean strateegiat endale teha, eks ole. Nii et kui sa täna teed käsitsi asju, sa saad väga häid asju teha, kõik inimesed küsimus ei ole kvaliteedis, küsimus on mahus ja kiiruses. Ja ma võin võtta ja teha tunni ajaga 10 artiklit. Või rohkem, aga ütleme, kuna ma olen ise tihti astunud perfektsionismi reha otsa, siis see natuke piirab minu võimekust asju toota. Aga siis masina võimekus oleks teha mulle neid 100 tükki või rohkemgi, eks. No kriitikud ütlevad blogipostide kohta, mis on tehtud AI poolt, et see on ju kohe näha, need on nii sünteetilised, seal ei ole struktuuri ega arusaamist sellest. No võt, siin ongi see, kui sa pildi peale vaatad, mis mul siin kõrval on, siis see ei ole see, et tee mulle artikkel nupp ja siis on mul artikkel, et siin on hästi mitu sammu ja need mitu sammu ongi selleks, et see sisu oleks elav, et ta oleks asjakohane, et ta ei oleks mingeid vigu ja hallutsinatsioone sees, et ma arvan, et ma käin need sammud võib-olla kõik jupi kaupa läbi.
mis ma siin teen, lihtsalt, et oleks aru saada, et kui öeldakse, see on kohe aru saada, siis me räägime sellest, sa lähed ChatGPT-sse, ütled, tee mulle artikkel kummikutest. Ja näed, siin on mul 10 kummiku toodet, palun tee sellest artikkel, vajutad nuppu, copy-paste'id internetti, siis on loomulikult on aru saada. Mis on õige ettevalmistus? Alustame sellest, me valisime tooted välja. See on see kõige tähtsam osa, et kui me anname põhjalikud tooteinfo ette, nagu selles mõttes me ühendame selle oma e-poega ära, meie tooteinfo on tal 100% masinale kättesaadav, siis me toodame sisu selle baasilt, ainult nende andmete baasilt, mis on meie toodete kohta olemas. Ja see tekitab selle olukorra, et need hallutsinatsioonid, mis tihti juhtuvad, kus läheb natukene võsa vahele see arutelu selle masina peas, siis tulemus on see, et kui me anname hästi jäigad numbrid ja faktid ette, siis masin teeb selle järgi ja eksib väga harva. Siis me teemegi jupi kaupa. Iga jupp on väike jupp, iga jupp baseerub mingitel andmetel ja nende ümber arutlemises. Või sa võid öelda ka, näed, siin on mul 2 toodet, toode A, toode B ja palun võrdle nende omadusi. Või arvesta nüüd, mis võiks olla selle inimese või mis siis meie kliendi, kes loeb seda artiklit, mis võiks tema jaoks olla kõige huvitavamad asjad selle toote juures, võrdle neid. Loomulikult, kui me juba teame, siis me ei pea masina lootma, et masin selle välja mõtleb, siis ütle, tee toodete võrdlus võrreldes seda konkreetset asja. Aga kui me tahame niisugust üldsõnalist juttu teha, et millised kummikud kinkida jõuludeks, siin on 10 paari, mille seast valida, siis ei pruugi spetsiifilist võrdlusmomenti olla, aga üks on tugev selles ja teine on tugev selles. Ja me eeldame, et inimene on juba tundnud huvi selle toote vastu ja veebipoes on alati see, kui inimene vaatab toodet, siis tal on 2 varianti, et kas ta ostab või ta ei osta. Aga kui ta võrdleb tooteid, siis on 3 varianti. Üks toode, teine toode või ei osta. Ehk siis me oleme vähendanud tõenäosust, et ta ei osta 20%. No ja hästi tehtud asi on ka see, et me lõppkokkuvõttes ei taha teha lihtsalt mõttetut AI sisu, vaid me tahame teha materjali, mis aitab meil oma äri paremini müüki suurendada. Ja siin on see, et kui meie võrdlusartikkel on hea, siis ta on ka veenev, ta tekitab lisaks usaldust. Et kui tekib küsimus, et siin on üks pood, kus ma lugesin ja uurisin, kuidas need asjad kõik käivad ja neil on päris huvitavad tooted. Ja siin on see teine pood, kus ma ei lugenud ega midagi, neil on samasugused tooted. Et nüüd, kui mingit reaalset otsest hinnavahet või mingit sükst nagu sellist probleemi ei ole, siis see, et ta meie käest see info kallutab teda rohkem meie käest ka ostma. Nii, ettevalmistused ja järgmised sammud siis. Kõigepealt ütleme, üks asi on ainult see voog, mis meil on siin ekraani peal, aga see täisplaan oleks siis selline, et sa võtad oma tooted ja see, mida sa müüd ja ütled, et palun tee nüüd minu valdkonnas, oletame see matkapood näiteks, et kuna me siin potikutest vahepeal rääkisime, siis palun tee mulle 30 peamist kategooriat selles valdkonnas. Sa võid talle visata ette ka enda kategooriad, mul on sellised kategooriad, palun tee selle valdkonna, selles mõttes, et kui see üks valdkond on potikud, saapad ja kalossid, eks ole, siis ma ütlen, et palun selle pealt tee mulle 30 valdkonda, mida ma nendest rääkida saaks või mis elu käib ümber nende, sest me ei räägi kogu aeg toodetest, aga me räägime, mida see toode võimaldab, eks ole. Ja siis ma saan 30 niisuguse nimekirja peamistest teemadest, millest rääkida. Näiteks ma võime võtta midagi potikute kõrvale ka, ma tahan kööki või kodu renoveerida, ütleme köögi renoveerimise teenust müüb firma. Ta annab mulle 30 asja, seal sees üks on näiteks köögikapid. Nii, nüüd ma võtan selle köögikapid ja ütlen, anna mulle selle... Võtad käsitsi või kuidagi? Seal on ma saan talle öelda järjest, et lihtsalt, et see 30 läheb automaatselt edasi järgmisse sammu, aga ütleme, kokkuvõttes me saame nii palju materjali, et kuskil me peame selle käsitsi otsuse ikkagi ära tegema. Et ma nüüd vaatan, ta andis mulle 30 tulemust, ma valin sealt välja, võtame köögikapid. Nüüd sellele köögikappidele ma lasen teha alamteemad. Need alamteemad võivad olla kappide materjalid, täispuit, laminaat, värvid, paigaldamine, kasutatud kappide uuendamine ja nii edasi ja nii edasi. Need on kõik need teemad, mis võiksid meie klienti selles valdkonnas huvitada.
ja nüüd iga selle alamteema alla, sinna me leiame reaalsed probleemid. Kasutatud kapid, värvimine, uute kihtide paigaldamine, maha võtmine, kui ma tahan minema visata, maha müümine, kui ma tahan uusi saada ja nii edasi, need on teemad, mis võiksid käia mul selle siis peakategooria, alamkategooria ja siis on need reaalsed teemad, mis on siis juba artikli teema, eks ole. Ja see on see koht, kus me siis nüüd sõidame siia pilti sisse ja hakkame tegema artikleid nendel teemadel, mis me otsustasime, et nüüd me tahame, et meil oleks need artiklid. Ja siis sul tekib, inglise keeles on selle asja nimi topical cluster, aga siis sa katad oma valdkonnas lihtsalt kõik on kaetud. Ühesõnaga, meil on nimekiri umbes 100 teemast, mis puudutab mingisugust poevaldkonda ja tõenäoliselt esimeseks kuuks ajaks sellest piisab. Ja me reaalselt ajaliselt oleme juba kulutanud 30 minutit oma töö. Umbes, jah. Ja siis, kui see on valmis, siis ma lihtsuse mõttes kindlasti on muid võimalusi ja võib-olla isegi tehniliselt paremaid võimalusi. Ma kasutan Google Sheetsi. Google Sheets ühendub selle Make'iga super hästi ja siis kõik mu oma stuff'i ma panen sinna ja siis nüüd masin hakkab võtma sealt andmeid ja nende andmete peale kirjutama sisu. Ja need sammud on siis sellised, et kõigepealt on mul vaja sissejuhatavat osa. Ja sissejuhatav osa on siis see, et siin artiklis me räägime nendest ja nendest asjadest ja need asjad on siis need tooted, mis me seal kasutame. Me teeme nimekirjad, siis need asjad tulevad jutuks ja siis kerge sissejuhatav lõik sinna alla ka, mis viib meid siis lõpuks selle blogini, kus me hakkame tegema iga toote põhiselt iga toote kohta nagu võrdlust. Poetarkvarad tänapäeval vist saab linkida siis ka artiklid iga toote juurde või vastupidi igast artiklist toote juurde. No võt sinna ma seal on 2 võimalust. Ma räägin, kuidas mina siin olen teinud, see on selline natuke juhuslik, aga siis on ka automaatseid võimalusi, aga jõuan kohe selleni. Esimene lõik ongi siis see, et lihtsalt nagu ülevaade, mis meil teeme ja see baseerub siis kõikidel toodetel. Ma ütlen näiteks siis ChatGPT-le, siin ma olen kasutanud ChatGPT-d, aga sa võid ka mõnda muud asja nagu Anthropic või Gemini kasutada. Bring your own LLM nagu nad ütlevad. Jah, ma ütlen, meil on nüüd artikkel sellest 10 asjast, palun kirjuta mulle super äge konks, mis tõmbab inimest kaasa ja paneb need edasi lugema. See on esimene tükk. Siis mul tuleb teine tükk, kus me võtame kõik need tooted läbi, iga ühe kohta spetsiifiliselt või siis võime öelda ka, et võrdle esimest ja teist oma vahel ja nii edasi, eks ole. Ja kui me selle asja oleme läbi teinud, siis meil tuleb järgmine lõik, kus me, siin on ta mul kirjutatud selline mull nagu narrative content ja ehk siis selline arutelu nagu selle põhjal, enam mitte nagu tootespetsiifiline, aga nagu valdkonnapõhiline, lihtsalt nagu artikli osa, mis räägib sellest värgist. Ja siis tuleb mul järgmine jupp, kus ma panen veel related products, et need on nagu, ütleme, kõik potikud millest või kõik köögikapid, millest me rääkisime. Aga mõtle ka, ma ei tea, töö tasapinna peale, mõtle ka kalosside peale. Siis tuleb see tükk sisse. Kui see kõik on ära tehtud, siis meil oleks veel pilti vaja. Et kas mingi kaanepilt artiklile ja millised pildid sinna vahele panna, et toodete juures ei ole küsimus, et sa saad panna iga toote juurde selle pildi, mis on selle toote põhipilt, et kasutad seda sama, aga ütleme, mina oma töös enamasti teen nii, et artiklil on mingi kaanepilt ja sinna sobib siis kas mingi, seda saab 3 moodi täita. Sa võid lasta AI-l teha pildi, mis ma ei soovitaks seda. Veel, jah. Sellepärast, et sealt võib tulla väga naljakaid asju ja kui sa tahad täis automaatselt seda teha, siis võib väga lõbus olla. Teine pool on siis see, et sa annad talle lihtsalt ette, et kasuta selle toote pilti nagu kaanepildina. Või siis sa ühendad ennast mõne pildipangaga ja võtad pildipangast vantud valdkonna mingi sükse tapeetfoto. Mis ka võib muidugi AI tehtud olla. Jaa, seda küll, et praegu isegi pildipankades enamuses, ma ei tea ka enamuses, aga nendes, mida mina kasutan, on lausa selline linnuke, et kas include või mitte, kas AI pildid on valikus või ei ole. Kui me siis saame sinnamaani, et meil on need pildid valmis,
siis me jõuame selle tükini, et noh, pildi peale kirjutame mingi artikli pealkirja, paneme oma logo ka sinna ja siis on äge, seda on pärast hea sotsmeedias jagada, see on sellepärast, ongi see töö ette ära tehtud, et järgmine kord, kui meil sotsmeedia samm tuleb, siis me ei pea enam seda käsitsi tegema. Kui see on valmis, siis põhimõtteliselt meik võib sul selle otse, noh, mul siin minu näites on WordPress, aga olenemata sellest, mis tarkvara sul on, sa võid see otse kirjutada oma lehele ja see avaldub ja ongi valmis. Minu tööflow ongi nii, et ma lasen tal reaalselt laivi niimoodi, et ta läheb ilma inimvaatamiseta, on juba elusest peast veebis olemas. Sest et ma ei karda väga seda, et keegi nüüd kohe satub seda lugema ja seal on maailma kõige suurem viga sees, et vahet pole, aga kui ma ta välja saan, siis mul kohe läheb piiks Google'ile ära, et nüüd on uus asi avaldunud. Ja siis mingi hetk ma tõesti võtan selle inimesena lahti, lasen üle silmad, niimoodi üle 2 rea enam-vähem ja vaatan kuskil midagi kolossaalset veidrusi ei ole, siis on okei. Ja go. Kui palju päevas mitu blogiposti sa tavaliselt teed keskmiselt? Noh, jah, seal on, ütleme, see eeltöö ongi see piirav, et ma teen seda märksõna tööd sinna natuke ette. See muide on selline asi, ma igaks juhuks ütlen sellega ära, et ära lase AI-l endale SEO-d teha. Ehk siis seal on nagu see point, et AI ei tea, tegelikult ta võib sulle öelda, et inimesed, kes otsivad köögimööblit, nad võivad otsida köögikappide paigaldamist. Ja see võib olla õige oletus, aga sama hästi on sinu oletus, kas see number kas seda tegelikult inimesed otsivad ja kas mis numbrid selle taga on, seda teeb ainult Google või siis mingid spetsiifilised tööriistad, mis võtavad ka Google'ist need andmed. Nii et kui sa tahad täpseid numbreid saada ja täpseid sisendid saada, siis sa pead kasutama mingit spets tööriista, kõige lihtsam, mis on nii-öelda pooltasuta kätte saadaval, on Google Adsi Keyword Planner, aga siis on üks väga kallid tööriistad nagu SEMrush ja Ahrefs ja sellised, mis maksavad seal 100 € kuus. Tulles tagasi selle automatsiooni juurde, siis 10 minutit eeltööd, ütleks niimoodi, per artikkel. Ja see on see põhipiiraja, et võtaks näiteks tund aega, siis saaks teha, ütleme, 5 tükki. Umbes vast. See on kindlasti väga praktiline nõuanne. Kindlasti kriitikud kujutavad praegu ette, kuidas veeb täitub artiklitega, mida kirjutab AI, aga sellest vist ei ole midagi. Ja teine asi, et eks mingil hetkel hakkavad neid ka lugema AI-d, kui tulevad need agendid, kes näiteks ChatGPT agendid võib-olla juba 25. aasta siin esimestel kuudel, kellele sa saad öelda, et mine veebi shoppama. Et siis sellest ei ole midagi, et AI loeb teksti, mida AI on teinud. Tähtis, et ta jõuaks just sinu poodi, et ta teeks ostud just sinu juures. Ja võib-olla see, kui on räägitud, et SEO on surnud, mõned räägivad, et SEO on surnud sellepärast, et seal on nii palju AI loodud sisu Google'is, siis võib juhtuda, et vastupidi, et see on SEO ärkamisaeg, kui seda loevad ka teised masinad. No see on jah üks asi, et mul praegu head vastust ei ole see küsimus, aga küsimus nagu, kui meil on search engine optimization, siis meil nüüd peaks olema IO, ehk see AI optimization, et mina ju tahan, et kui keegi küsib ChatGPT käest küsimuse, siis see vastus tuleks minu baasilt, eks ole, ja kõik tahavad seda, või ütleme ettevõtted vähemalt. Aga tegelikult vist ChatGPT näiteks oma otsingus ei kasuta Google'it, vaid ta on ise veebi ära märgendanud. Minu andmetel kasutab ta Microsoft Bingi, aga ma 100% kindel ei ole selles. Nad just tulid välja siin nädal tagasi umbes oma selle otsinguga ja nii, kuidas me seda pilku pingutasin, ma selle sõna ping ei näinud, et mulle tundus, et ja inimesed räägivad, et ka robotid külastavad nende lehti, kellest osad on juba AI-d. Et kuidas see täpselt toimub või mis see tulevik on, aga tõenäoliselt nende otsingumootorite kasutamine, ta tõenäoliselt hakkab maksma midagi nendele AI-dele ja kui sa oled juba võimas ChatGPT, siis lihtsam on sul ise veeb ära märgendada oma
võib-olla ei ole, võib-olla ma eksin. See on see asi, et nüüd jälle Google'il on niisugused asjad nagu algoritm updates või algoritmi uuendused, mis toimuvad, ütleme, suuremad toimuvad mõned korrad aastas. Ja selle taga on lihtsalt see, et selleks, et kogu see pilv läbi arvutada ja see on nii kulukas tegevus, et ma oleks väga-väga üllatunud, kui OpenAI seda ise tahab teha, sellepärast, et neil on ikkagi Microsoft olemas. Jah, aga kas Microsofti otsi kvaliteet on midagi seal lähedal, ei oska öelda. Keegi ei oska öelda, aga on. Et tegelikult on nii. Selge. Kas on midagi, millest me ei rääkinud või midagi lõpetuseks öelda? No võib-olla seda, et kui me siin SEO poolest räägime, et ma olen kuulnud, mõned inimesed ütlevad, aga see Google annab penaltit sellele SEO või tähendab see AI loodud sisule, siis nende oma veebilehel, kus nad räägivad sellest, kuidas SEO-d võib teha ja mida ei või teha, siis seal on kirjas, et neid üldse ei huvita, kes selle kirjutas, kas selle kirjutas AI või Paul Pärnust ja eeldusel, et see on okei, et see on hea sisu, ehk siis, et ta on kasutajasõbralik, kasutajad tahab seda lugeda, vahet ei ole. Nüüd võib loota, et see on veebis kirjas, ütleme nii. Aga on ka suhteliselt võimalik väita, et sellisel analüütilisel ja järkjärgulisel moel koostatud sisu, kuigi AI poolt, ei pruugi Google'ile paista AI poolt loodud sisu. Jah, seda kindlasti jah, et jupikaupa tegemine annab sellele rohkem elu sisse, ütleme nii. Niisiis sellega tõmbakski oma tänase episoodi kokku. Head kuulajad, pange oma veebipoed tööle, olge valmis AI ajastuks ning hoolitsege selle eest, et sisu tekib. Ja mina olin Henrik Aavik, stuudios põhiliselt rääkis Priit Kallas täna. Kena päeva. Näeme. Ja kui sa seda praegu YouTube'is vaatad, siis vajuta kindlasti subscribe ja vajuta like ja vajuta seda kellukest, siis meil tegelikult tuleb ka väga hea kraam edaspidi, nii et pane ennast valmis.